et sa tead, mida kujutavad endast metallid. Metallidest valmistatakse väga palju erinevaid tarbeesemeid, alates tööriistadest ja lauanõudest kuni autode ja paljude erinevate tööstusseadmeteni. Täna tutvumegi enam levinud metallide ja nende sulamitega ning teeme endale selgeks, kus me neid igapäevaelus kasutame. Raud on hõbehalli värvuse ning keskmise kõvadusega metall. Raud on kahtlemata üks olulisematest ja enam kasutatavamatest metallidest. Oma levikult maakoores on ta 4. kohal, hapniku, räni ja alumiiniumi järel. Looduses leidub rauda ehedal kujul äärmiselt vähe, eelkõige raudmeteoriitides. Siiski on teda mitmete ühendite koostises, näiteks savides, looduslikus vees ja kivimites. Samuti leidub elemendilist rauda elusorganismide veres hemoglobiini koostises. Rauda toodetakse rauamaakidest, millest tähtsamad on punane rauamaak ehk hematiit ning must rauamaak ehk magnetiit. Nimetus magnetiit tuleneb tema magnetilistest omadustest. Rauatoodang moodustab metallide kogutoodangust üle 90% ning kuna raud on küllaltki odav ja ka heade füüsikaliste omadustega metall, on sellel ka väga palju erinevaid kasutusvaldkondi. Samas on täiesti puhas raud võrdlemisi pehme metall, mistõttu esemete valmistamisel kasutatakse tema sulameid, malmi ja terast. Sulam on materjal, mis koosneb mitmest metallist või metallist ja mittemetallist. Seega on sulam segu, mis tihti saadakse mitmete erinevate ainete kokku sulatamisel. Malm on raua ja süsiniku sulam, kus süsiniku sisaldus on umbes 2–5%. Veel sisaldub malmis näiteks räni ja fosforit. Sulamalm on voolav, mistõttu saab teda kergesti näiteks vormi valada. Malm on võrreldes rauaga küll kõvem, kuid hapram materjal. Malmist valmistatakse näiteks radiaatoreid, malmpotte ja panne ning pliidiraudasid. Teine rauasulam on teras, mis lisaks rauale sisaldab samuti süsinikku, nagu malmgi. Terase korral on süsiniku sisaldus lihtsalt väiksem. Teras sisaldab umbes 0,02–2% süsinikku. Tulenevalt väiksemast süsiniku sisaldusest on teras ka paremini töödeldav. Teda kasutatakse näiteks naelte, auto või laeva kerede, tööriistade või nõude valmistamisel. Nii malm kui ka teras on sulamid, mis on keemiliselt vähe vastupidavad. Näiteks õhus ja vees hävivad nad ümbritseva keskkonna toimel ehk roostetavad. Seepärast lisatakse vahepeal terasele kroomi ja nii saadakse uus sulam, mida me nimetame roostevabaks teraseks ning mis on väliskeskkonnale palju vastupidavam. Alumiinium on raua kõrval tähtsuselt teine ning looduses kõige levinum metall. Alumiinium on hõbehalli värvusega väikese tihedusega metall. Seega saame ka öelda, et alumiinium on kerge. Kuna alumiinium on küllaltki aktiivne metall, ei leidu teda looduses ehedalt. Tähtsaimaks alumiiniumi ühendiks on boksiit, mis koosneb peamiselt alumiiniumoksiidist ja millest toodetakse ka puhast metallilist alumiiniumit. Hoolimata sellest, et alumiinium on keemiliselt aktiivne metall ning reageerib kergesti õhus oleva hapnikuga, on see tema üheks eeliseks. Alumiiniumist valmistatud esemed on õhuhapniku suhtes vastupidavad, kuna nende pinnale moodustub hapnikuga reageerimise järgselt tihe ja kaitsev oksiidikiht, mis hoiab ära eseme edasise kahjustumise. Tänu sellele, et alumiinium on väikese tihedusega ning vastupidav õhu ja vee toimele, kasutatakse teda näiteks nõude ja joogipurkide valmistamisel. Lisaks on alumiiniumil hea peegeldusvõime, mistõttu kasutatakse teda peeglites peegeldava kihina. Alumiiniumi kõige tuntum sulam on turralumiinium, mis sisaldab lisandina umbes 4% vaske ning väikestes kogustes ka magneesiumit, mangaani ja räni. Turralumiinium on tugev, kuid väikese tihedusega materjal, mida kasutatakse näiteks lennuki ehituses, kerede valmistamisel,
aga ka laevadetailide tootmisel. Vask on punakas pruuni värvusega metall, mida inimkond on kasutanud juba antiikajast. Ta on suhteliselt pehme metall, mida looduses ehedal kujul leidub harva. Vaske toodetakse vasemaakidest, millest tähtsamad on vaskläik ja kalkopüriit. Tänu oma keemilisele püsivusele ning väga heale elektrijuhtivusele kasutatakse vaske laialdaselt elektrijuhtmetes ning elektroonikatööstuses. Vasel on 2 tähtsamat sulamit, pronks ja messing. Pronks on punaka või kollaka värvusega vase ja tina sulam. Pronksi saab hästi valada ning tegemist on vastupidava ja kõva materjaliga, mistõttu kasutatakse teda näiteks skulptuuride, monumentide, aga ka kirikukellade valmistamisel. Vase teine sulam on messing ehk valge vask. Messing on oma värvuselt helekollane sulam, mis lisaks vasele sisaldab kuni 40% tsinki. Messingut kasutatakse tema välimuse tõttu erinevate nipsasjakeste, aga ka uksenuppude ja toruliitmike valmistamise jaoks. Veel kasutatakse messingut puhkpillide valmistamisel. Lisaks eelpool nimetatud valdkondadele kasutatakse vase sulameid laialdaselt müntide ja sentide tootmisel, kuna tegemist on hästi töödeldava, küllaltki odava ning keemiliselt stabiilse materjaliga. Kordame üle põhilised punktid. Raud on hõbehalli värvuse ning keskmise aktiivsusega metall. Raud on väga laialdaselt kasutatav metall, millest valmistatakse paljusi erinevaid tarbeesemeid. Raual on 2 olulist sulamit, malm ja teras. Sulam on materjal, mis koosneb mitmest metallist või metallist ja mittemetallist. Malmis on süsinikusisaldus umbes 2–5% ning malmist valmistatakse näiteks radiaatoreid, aga ka potte ja panne. Terase puhul on süsinikusisaldus umbes 0,02–2% ning terast kasutatakse erinevate tööriistade ja auto ning laevakerede valmistamiseks. Alumiinium on väikese tiheduse ning hea keemilise vastupidavusega hõbehall metall, mida kasutatakse näiteks nõude ja joogipurkide valmistamisel. Alumiiniumi tuntuim sulam on turralumiinium, mis on oluline materjal lennukitööstusele. Vask on väga hea elektrijuhtivusega punakas pruun metall ning tänu oma heale elektrijuhtivusele kasutatakse teda elektrijuhtmete valmistamisel ning elektroonikatööstuses. Vase tähtsamad sulamid on pronks ja messing. Pronks sisaldab lisaks vasele tina ning teda kasutatakse näiteks skulptuuride valmistamisel. Messing ehk valge vask sisaldab lisaks vasele tsinki ning teda kasutatakse näiteks puhkpillide tegemisel.